Saad sa teele? Mine natukene vittu. Ja otsa mine. Kasutad sellist ülekotti. Poest Nüüd on kinnas käes. Ja. Selline pikk kott ongi mõnus kott. Siia pistad nüüd oma kinnastatud. Ma ei hakka praegu kinnast kätte ajama, sest pärast ma teist korda ei saa neid hästi kasutada. Kinnastatud kindajad sisse ja võt niimoodi siis võtad, kui me lõpuks jõuame junnini, eks me siis niimoodi võtamegi. Võtad, jääb ta sul pihku. Ja siis paad kinni. Ja nüüd sõlmad kokku. Ja see läheb nüüd südame vastu sooja kohta. Ei lähe. Sellega on nüüd sedamoodi, et ta ei tohi üles sulada. Kui sa ta talvel leiad, siis enamasti ta ongi jäätanud. Sulailmaga nad haisevad õudselt rõvedad. Üks hea nipp on veel, et kui sa ei tea, kas on teinud selle hunniku ilves, on teinud koer, kes iganes selle teinud on, näiteks tuiskad, siis hundi junnid sa tunned lõhna järgi ära. Kui sa oled korra hundi kakat nuusutanud, siis sa mäletad seda lõhna elu lõpuni. Ilvesel näiteks on selline magus imal lõhn. Võin teile oma kogemuste põhjal ütelda, et kui selle asjaga kõvemini tegeled, siis selline kilekott hundi haisu kinni ei pea. Et kui autosse paned selle koti, siis auto sul haiseb ja kui keegi inimene, kes ei tea, millega tegemist on, siis vaadab, kui ta nina läheb krimpsu, kui autosse tuleb ja teeme tegelikult ma ei taha siin olla. Ja siis autos on mul tegelikult selline külmkast. Et nüüd, kui ma jõuan auto juurde tagasi, siis ta läheb sinna külmkasti, mis aitab tal hoida teda nii kaua külmas. Ja siis on kilekott, mille siis see trippidega või mis käib pealt kinni. Sinna mahub ka see A4 formaadis ankeet, mille ma täidan laua taga, siis saavad kõik andmed siit kaustikust, mis ma kirja olen pannud. Võtan ja siis läheb ta kõige täiega sügavkülma, korjan neid sügavkülmas, kui saab suurem ports kätte, siis Uluki seire osakonda, Tartu Rõõmude 4. Saadad postile või lähed ise kohale? Ise lähen kohale, viin ära ja antakse allkiri, et on selline junn su käest vastu võetud. Ma olen 2 korda viinud, et kui 25 kokku saab, siis olen selle peale tuleb asja minna Tartusse autot remontima või midagi.